Hea sõber, täna peatun teemal, millega iga usklik või ka usule läheneja inimene kokku puutub. Mis siis tegelikult toimub, kui Jumal vaikib? Kas ta on siis kaugel meist või ta on meid maha jätnud või kui inimene on väga ateistlikult häälestatud, siis ta ütleb, et teda üldse ei ole. Või on viga lihtsalt minu vastuvõtuvõimes, aga Jumal on ikkagi lähedal. Elame mürarikkas maailmas, kus telefonid piiksuvad, ekraanid helendavad ja reklaami lendab uksest ja aknast sisse. Ja kui lähed kogudusse, siis isegi seal tundub ülistus liialt valjuna, eriti vanadele inimestele. Sellel foonil on vaikus isegi hirmutav. See sümboliseeriks nagu üksindust või hüljatust. Sind ignoreeritakse, keegi ei vasta sulle. Kui me aga elu rasketel hetkedel otsime Jumalat ja kohtume vaid vaikusega, siis võib tekkida isegi niisugune paanikaärevus. Äkki olen ma midagi valesti teinud, kas ta üldse veel minust hoolib. Piibel ei varja, et sellised kogemused on siiski usuelu loomulik osa. Isegi muistne kuningas Taavet hüüdis oma ahastuses, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Seda vaikuse raskust tundsid ka vaga Hiob ja ka Jeesus Kristil. Niisiis vaikus ei ole usus läbikukkumise märk, vaid oluline osa vaimulikust teekonnast, mis meil tuleb käia. Teoloogiliselt vaadelduna võib vaikus olla hoopis Jumala kohalolu kõige intensiivsem vorm, sest ükski heli, ükski sõna ega pilt ei suuda kirjeldada Jumala kõikjal viibimise suurust ja vägevust. Just vaikuse hetkedel võib ta meid kõige sügavamalt kõnetada. Tuletage meelde prohvet Eelia kogemust Horebi mäel. Ta ootas Jumalat erilistes loodusnähtustes, tormis, maavärinas ja tules. Kuid Jumal ei ilmutanud ennast nendes. Jumal ilmutas ennast hoopis vaikses, tasases hääles. Heebrea keeles väljendas seda fraas kol tema taka. Heli, mis on nii vaikne, et seda kuuleb ainult see, kes päriselt vait jääb. See on imeõhuke vaikus. See ei ole hääle puudumine, vaid hääle puhastamine igasugusest mürast. Vaikus ütleb sulle, pane kõik muu kinni. Ma olen siin, kuula mu sosinat. Vaikus ei ole ainult passiivne, see sisaldab ka aktiivset ärkveloolekut. See on nagu raadio häälestamine õigele lainepikkusele. Vaikne sahin ei tähenda, et raadiojaam on töö lõpetanud. Otsi õiget sagedust ja sa leiad selle. Sellises aktiivses vaikuses meie meeled ja mõtted puhastuvad. Me tunneme ära oma enda mõtete müra, ärevuse ja egoistlikud soovid. Väline sära asendub sisemisega. See on nagu kulla puhastamine tules. Aktiivses vaikuses kujundab Jumal meid kannatlikeks. Nii nagu seeme kasvab mullas varjatult, nii ka meie usk. Väliselt tundub nagu ei toimuks midagi. Kõik on vaikne. Kuid just selles vaikuses kujuneb usus sügav veendumus, usk idaneb, võrsub ja muutub lõpuks viljakaks. Kuid vahel vaikib Jumal ka sellepärast, et ta on juba kõik öelnud. Ja siis ütleb ta,
Mine tagasi, sest midagi olulist jäi kord pooleli. Ta ei anna sulle alati uusi ülesandeid, kui eelmised ülesanded ei ole veel täidetud. Need pole veel lõpule viidud. Kuid just vaikuses puhastunud meeled muudavad meid vastuvõtlikuks Jumala praktilistele kõnetustele. Tema sõnale, mis annab meile sisemise rahu, ja sündmustele, mis avavad ja sulgevad meie ees uksi. Ta võib meid kõnetada ka mõne sõbra ootamatu mõtte või telefonikõne kaudu. Hea sõber, kui oled parasti sellises vaikuse kõrbes, siis ära kohku ja põgene selle eest, ära püüa seda meelelahutusega täita. Sa võiksid proovida 3 praktilist sammu. Kõigepealt ole aus, ütle Jumalale, ma ei kuule viimasel ajal sind ja see on mulle väga valus. Jumal kuuleb sind. Teiseks lülita välja meeli koorva müra ja harjuta kuulamist. Liiga palju raamatuid ja nõuandeid võivad varjutada Jumala vahetu kohalolu. Ütle vaid, räägi issand, su sulane kuuleb. Ja lõpuks tea, et tema ligiolu on suurem kui kõik sõnad ja mõtted, mis me võime heal kuulda. Kristlik usu keskmes on rist. Suurel reedel, kui Jeesus hüüdis ristil Jumala poole, siis näis, et taevas vaikib. Nähtavat vastust ei tulnud. Ometi sündis just selles vaikuses maailma lunastus. Peame tõdema, et Jumal võib olla kõige lähemal just siis, kui ta tundub olevat kõige kaugemal. Jumala vaikus pole meie ignoreerimine ega tühjus. Vaikus alles valmistab su südant tõeliseks sõnumiks. Palvetagem. Issand, ma tänan, et sa räägid ka siis, kui mu kuulmine on ürinenud. Õpeta mind usaldama sind ka vaikuses. Häälesta mu süda sulle meelepärasele sagedusele. Aamen.